Nii, no esitame siis kümnendmurru järgarvude summana. Nii, võtame mingisuguse kümnendmurru. No paneme 635, muideks täisosa on täpselt sama, mis täisarv oleks. No paneme 4 kümnendikku, las selles arvus olla 6 sajandikku, 7 tuhandikku, paneme veel 80 tuhandikut. No mäletame, mis need järgarvud on. Järgarvud siis näitavad meile, et milline arv on antud järgus. No näiteks siin on 600, näete, meil on esimene järgarv on 600, eks ole ju. Näete, järgarv on selline arv, kus on ainult üks number nullist erineb, on ju. Teised nullid pluss, no 30 siin on kümneliste järgarv, pluss 5 ühelist meil on, näed, 5. No seda tegite, seda kõik te oskate, aga edasi nüüd lähme. Selles arvus on 4 kümnendikku. Kuidas kirjutakse? Kus ta on? 0,4. Kümnendikud on esimesel kohal peale koma. Siin on veel 6 sajandikku. Ehk 0,06 hakkab häirima juba see. Tõesti ei tea, miks ta nii teeb. Peab uurima. Nii, 7 tuhandikku, lähen teisele reale. Näete, 7 tuhandikku. No, kus on tuhandikud? Kolmandal kohal. Siin on kümnendikud, siin on sajandikud. No, kunstiintellekt, mina seda ei kirjutanud. 0 sajandikku ja 7 tuhandikku. Nii, ja veel, vot see on vist 10 tuhandik juba. 0,000 ja vot niimoodi. Aga veel võib edasi kirjutada järguühikute kordsete summana. No tuletab meelde, mis see 600 on. 6 sajalist. Sajaliste järguühik on 100. Ehk 600 on sama, mis 6 korda 100. Nii. Pluss, mis see 30 on? 30. 3 korda 10. Mis see 5 on? 5 ühelist, 5 korda 1. Nii, see on siis 4 kümnendikku. 4, aga järguühik on 0,1, on ju? Kümnendikute järguühik. 4 sellist meil on. Kümnendikku. Nii, 6 sajandikku. Ma võin kirjutada 6 korda 0,01. Ehk sajandik ja meil on nüüd 6 tükki. Vot niimoodi pluss. See on 7 tuhandik, siis 7 korda tuhandikute järguühik on 1 tuhandik. Niimoodi. No ja viimane, see 80 tuhandikku ehk see 8 tükki. Korrutame siis ja 10 tuhandiku järguühik on 1 10 tuhandik. Noh, ma loodan, nüüd te saate ülesannetega hakkama leheküljel 64. Kirjutan kooli.